mul on siiamaani imelik iseendast mõelda kui ettevõtjast. Peaaegu 4 aastat tagasi, kui ma võtsin selle riski ja tulin oma palgatöölt ära, oli tundunud mulle nagu hirmutav samm jällegi. Ma ei teadnud ettevõtlusest mitte midagi ja hakkasid tulema ka siis mingisugused koostööpakkumised. Nemad leidsid mu ise kuidagi ülesse, see oli minu jaoks selline väga suur moment. Issand, kui äge, et ma saan teha oma unistuste tööd. Tere tulemast vaatama Äristarteri taskuajalingu 2. hooaja 7. episoodi. Minu nimi on Tõnis Praamanis ja täna on meil külas Kaisa Einasto. Enne kui ma saan teda tutvustada, siis ma lihtsalt selle huvides, et ikkagi sina kui vaataja ja kuulaja, kui sa satud seda taskuajalingut kuulama täiesti esimest korda, siis sa teaksid, et Äristarteri eesmärk on tuua teie ette siis inspireerivaid ettevõtjaid ja rääkida sellest, milline on nende ettevõtluse lugu olnud, nii alustamine kui see, kuhu nad on täna jõudnud, mis on nende tänane miks ja muud sellised küsimused saavad vastuse, mis eelkõige taotlevad seda, et sa saaksid sellest indu juurde. Ja tulles siis tänase külalise juurde, saab Kaisa kohta öelda, et ta on sisulooja, paljudel erinevatel sotsiaalmeediaplatvormidel 10 000 jälgijaid kogunud. Ma kohe lasen tal endale seda täpsustada, kus ja mida, et oleks kohe võimalik endale ka märkmeid teha. Ta teeb koostööd mitmete mainekate brändidega ja veab ka eest oma taskuajalingut, mille nimi on Kirss tordil. Kas mul on õigus? Tere, Kaisa! Tere! Jah, vägagi õigus. Väga armas sissejuhatus. Jah, ma tegutsen tõesti väga erinevatel platvormidel. Instagramist sai kõik alguse ja iganädalaselt olen ka YouTube'i platvormil olemas ja siis nipet-näpet TikToki ka ja tõesti oma podcast on mul ka siis. Millest see podcast räägib, enne kui me läheme siis tänase sisu juurde? Podcasti kontseptsioon on selline, et kuulajad saavad mulle saata häälsõnumeid ja tegelikult ma olen jätnud selle üsnagi lahtiseks, et sinna võib saata ükskõik mis mure, dilemma, küsimuse, võib-olla ka mõne naljaka või piinliku loo. Nii et teemad on täitsa seinast seina ja olenevad sellest, millised probleemid inimestel on ja millega nad sinna pöörduvad. Ja kuidas sa neid häälsõnumeid siis käsitled, et kui keegi näiteks, oletame, et pöördub sinu poole mingisuguse küsimusega, mis puudutab tema vaimset tervist, et kas sa siis püüad talle kuidagi toeks olla, tagasisidet anda või kuidas sa nagu leiad selle koha, et sa tunned ennast mugavalt võib-olla ka mingites valdkondades, kus sa tegelikult võib-olla ei ole ju ise kogenud, eks ole, siis nii-öelda ekspert on ju. Just, et seda ma ikkagi rõhutan ka alati, et ekspert ma ei ole, et ma võtan sellise pigem sõbranna rolli ja pigem eesmärk on ära kuulata, et inimesed ei tunneks ennast üksinda oma murega, et neil oleks vähemalt see üks koht, kuhu saab rääkida oma mure ära ja kui mul enda mõtetest jääb puudu, siis ma ikkagi alati soovitan, kas siis minna psühholoogi juurde, pöörduda terapeudi poole või mis iganes see soovitus sinna parasjagu sobitub. Aga nii palju, kui ma mingitest oma kogemustest oskan öelda, siis nii palju annan nagu mingit oma soovitust sinna. See, et inimesed saavad juba häälsõnumisse oma mõtte välja öelda, tegelikult ma arvan, on juba üks samm selle poole, et neil hakkaks kergem. Ja kui nad saavad siis ka tähelepanu seal taskuajalingus nendele teemadele, siis see annab jällegi nagu juurde seda validatsiooni, et nad on kuuldud või nähtud, eks ole, sõltub, kuidas seda sõnastada. On mul õigus, et nende erinevate teemade nii-öelda siis lahenduste soovituste juures on võimalik kaasata ka kõikvõimalikke partnereid, et need, kellega sa koostööd teed, nendega on sul siis võimalik teha sellist koostööd, kus sa saad siis ka mingisuguste inimesi konkreetsete asjadega kuhugi saata. Jällegi võtame selle sama näite, on ju, et siis võib-olla on mõni vaimse tervise keskus, kellega saab teha mingisugust koostööd, kes on aidanud sul aru saada sellest, millised teenused need pakuvad ja siis sa saad kuidagi niimoodi sõbralikult ilma müügi või reklaamitööta otseselt neid sinna suunata. Iseenesest seda saaks teha, aga siiamaani mul sellist sorti koostööd ei ole olnud. Okei.
nojah, see on see, kuidas mina mõtlen, eks ole, et ma ilmselt teeks midagi taolist, et aga jällegi, et noh, et siin on see risk lihtsalt, et see võib muutuda selliseks nagu müügimaiguliseks, eks ole. Ja tõenäoliselt ei tahaks ka sa teha sellist podcast'i, kus pool tundi alguses kõigepealt räägitakse sponsoritest, eks ole. jah, et pisike sponsorite osa mul seal on ja see on rohkem siis selle eesmärgiga, et motiveerida inimesi neid häälsõnumeid saatma, et siis ma jagan igas episoodis parimatele häälsõnumitele, mida ma ise valin et jagan siis auhindu. Selge, väga põnev, sellest taaskord, nagu siin juba kombeks on, saab tihti öelda seda, et tuleb teha eraldi podcast või eraldi episood nendel teemadel, mis tegelikult on mitte ainult mulle tõenäoliselt põnevad, vaid ka sulle jagada põnevad ja põnevad tegelikult inimeste endale ka kuulata, sellepärast et täna me tegelikult oleme kõik ettevõtjatena suunamudijad nii-öelda. Et meil kõigil on oma publik, meil on kõigil on vaja teha koostööd ja meil on kõigil vaja oma kliente motiveerida. See, mida sa siin mainisid, eks ole. Aga läheme nüüd selle juurde, et sina kui ettevõtja, mis hetkel sa esimest korda üldse tundsid, et vot nüüd ma hakkan ettevõtjaks? Tead, mul sellist konkreetset momenti ei olnud ja vahel mul on siiamaani imelik iseendast mõelda kui ettevõtjast, et see läks üsna orgaaniliselt mul ja pigem isegi ma ütleks vajaduspõhiselt ma selle ettevõtte üks päev lõin. Et 9 aastat tagasi vist algas minu selline, ütleme, Instagrami teekond, kus kuna ma töötasin ilukonsultandina ühes kaupluses, siis mul oli selline suur kirg meigimaailma vastu ja ma hakkasin Instagramis siis jagama meigipilte. Ja siis vaikselt lisasin sinna juurde ka siis sellised meigiõpetusvideod story'de näol. Ja siis hakkasin ka mingisuguseid tootearvustusi tegema. Ja mingil hetkel ma tundsin, et see Instagrami platvorm enam ei sobitu mu sisuga, et kuna ma olen selline suur lobiseja, siis tol hetkel sai neid story'sid 15 sekundi kaupa üles laadida. Ja kuna ma rääkisin nii pikalt, siis ma pidin neid vähemalt pool tundi üles laadima, neid 15 sekundilisi klippe. Ja ma üks hetk vaatasin seda videopikkust, mis mul oli kokku tulnud ja mõtlesin, et ma ei saa seda lihtsalt story'dena üles laadida enam, et ma pean YouTube'i edasi minema. Ma millegipärast ei julgenud pikalt seda sammu teha. See YouTube'i platvorm tundus mulle kuidagi nii ametlik. See tundus, et nüüd ma pean nagu päriselt midagi tegema, ma pean oskama monteerida ja siiamaani ma olen lihtsalt telefonis midagi kokku lõiganud, et kuidagi ma ei tundnud ennast üldse professionaalina. Ehk siis sellepärast see samm oli hirmutav, aga vajadusest ma selle ikkagi ära tegin, kuna videod muutusid nii pikaks. Ja siis ma ikkagi endiselt oma telefonis kõik asjad kokku lõikasin, panin YouTube'i ülesse, aja jooksul ja ka Covidi tulekuga see sisu vaikselt hakkas muutuma, et kui alguses oli kõik väga selline meigipõhine ja ma tundsin, et ma saan oma teadmisi edasi anda, siis kuidagi nii minu enda elus see meigi olulisus võib-olla natuke vähenes, kõik ei keerelnud enam selle ümber, ma vahetasin ka töökohta. Ja kuidagi üldse üle maailma juba inimesed ei pööranud enam nii palju rõhku sellele, et kuidas oma huulepliiatsid täpselt peale panna või millist silmalainerit teha. Ehk siis vaikselt nagu minu sisu ka koos minuga muutus, et ma hakkasin rohkem jagama enda elu kohta, mingeid kokkamiskatsetusi ja niimoodi see sisu vaikselt muutus ja hakkasid tulema ka siis mingisugused koostööpakkumised. Et esialgu need olid sellised sisutoodete vastu partnertehingud ja seega mul ei olnud nagu vajadust ettevõtet teha. Siis vaikselt hakkasid nagu mingisugused rahalised pakkumised tulema, siis esialgu sai sõbranna ettevõtte alt paar arvet tehtud. Aga üks hetk oli käes siis see moment, kus ma tundsin, et ma tahan oma palgatöölt ära tulla ja võimalusi tuli aina rohkem juurde. Ja siis ma sain aru, et tuleb ikkagi see oma ettevõtte registreerida. Et see oli tundnud mulle nagu hirmutav samm jällegi, ma ei teadnud ettevõtlusest mitte midagi, aga lõpuks vajaduspõhiselt ma selle ettevõtte ära tegin ja niimoodi minust siis ettevõtja sai. Väga äge. Aita mul korra meenutada, et millal see umbes oli, millal sa alustasid, et
et mul tuleks meelde, millal see 15-sekundiline piirang seal oli ja milline see YouTube'i kuvand siis toona võis olla? 9 aastat tagasi oli see, kui ma neid 15-sekundilisi klippe laadisin ja YouTube'iga ma vist ikkagi täitsa paar aastat olin seal Instagrami platvormil ja võib-olla siis sihuke 6-7 aastat tagasi oli see, kui ma siis YouTube'i edasi liikusin. Kas sa täna ka leiad, et YouTube on, kuidas sa ütlesid, professionaalne või? Nagu platvorm, kus neid asju teha? Ei, see on minu jaoks hästi koduseks muutunud, nii et ma üldse enam ei näe seda niimoodi. Mina ise ei ole YouTube'i võib-olla kunagi nagu näinud sellise professionaalse sisukeskkonnana, et olgugi, et seal on väga palju harivat sisu, eks ole, väga palju materjali, mida mujalt ei pruugi isegi võib-olla leida. Et siis, kui ma mõtlen lihtsalt selle peale, milline keskkond üldse on nagu midagi sellist professionaalsust sisaldav, siis on see pigem LinkedIn, eks ole. Aga LinkedIn ei ole ka keskkond ju mitte selleks, et videomaterjali jagada, vaid hoopis midagi muud, et sellepärast lihtsalt jäin nagu mõtlema. Vaatame korra seda varjukülge ka, et kas oli mingisugused sellised hetki ka, ma saan aru, 9 aastat on nüüd olnud seda tegutsemist, eks ole, üleüldiselt, eks ole, ettevõtja oled sa sellest olnud? Peaaegu 4 aastat. Kas selle 9 aasta jooksul on ka olnud hetki, millal sa oled nagu alla tahtnud anda, et sa tunned, et nagu see ei ole minu teema või ma ei jaksa või mingid sellised nagu, just nagu tunde tasandil ma pean silmas. Ma ütleks, et paar korda on olnud ja see on võib-olla pigem olnud siis, kui on tulnud sellist meedia tähelepanu ja kajastust, mis on väljaspool minu enda platvorme. Et see on mind nagu ära hirmutanud, kuna see kajastus mingi hetk ei olnud ka kõige positiivsem, et siis selle kaudu jõudis minu kanalitesse palju uusi inimesi, kes ei olnud üldse kursis minu tegemistega, mis inimene ma olen ja sealt ka tuli selline, ütleme, suurem negatiivsete kommentaaride laviin, et siis nagu korraks oli selline tunne, et ma ei taha, et ma seda nagu negatiivset tähelepanu kuidagi ilmselgelt üldse ei taha ja ma olin harjunud väga enda sellise armsa toetava kogukonnaga, ehk siis see tuli nagu nii järsku, et siis see nagu ehmatas korraks ära, aga kui see välja arvata, siis üldiselt mulle ikkagi väga on meeldinud kogu see teekond, et ma ei saa öelda, et ma tihti mõtleks, et ma tahan alla anda. Ehk siis sul ei ole nagu, kui ma nüüd õigesti aru saan, eks ole, paranda mind, kui ma eksin, aga ma järeldan sellest, et ei ole olnud piisavalt keerulist olukorda või on sul lihtsalt nii palju sellist nagu head naivismi ka, eks ole, ütleme parema sõna puudumisel, eks ole, et sa lihtsalt lähed läbi seinte, nagu mina kasutan seda fraasi, et ma ütleks jah, mul on sihuke üsna optimistlik ellusuhtumine, et isegi kui mingil ajahetkel ikka mingid asjad ei lähe päris nii, nagu tahaks ja kõik ei lähe plaanipäraselt aga siis korra on võib-olla nagu sihuke kurb olla või mis iganes see negatiivne emotsioon seal on, aga see läheb üle ja ma alati tean, et see läheb üle. See on väga hea omadus, see optimism, et isegi kui seal on seda naiivsust või midagi muud, mida loogika võib-olla ei lubaks endale, siis on see väga kasulik. Kes oli esimene klient ja kus sa ta leidsid? Esimene koostööpartner oli mul selline ettevõte nagu Daniel Wellington. Nad olid kunagi, ma tahakski öelda, et äkki selline 7-8 aastat tagasi sotsiaalmeedias väga nähtav bränd, Rootsi sihuke aksessuaaride ja ehete bränd. Ja nemad leidsid mu ise kuidagi ülesse, see oli minu jaoks selline väga suur moment, et vau, keegi on minu tegemisi märganud ja tahab minuga koostööd teha. Et siis nendega ma mäletan, et saigi selline kokkulepe, et nad lasid mul välja valida enda e-poest mingisugused tooted ja mina siis tegin mõned postitused neile selle eest vastu. Et see, ma mäletan, oli esimene ja ma võtsin seda väga tõsiselt. Et kuna see oli minu jaoks selline suur võimalus ja et isegi et rahvusvaheline bränd, mitte Eesti oma, et siis mulle tundus, et asi on väga tõsine. Nii et andsin endast parima, et see koostöö kukuks hästi välja. See on äge.
millal sa tundsid, et see asi on sinu jaoks päriselt käima läinud? Tead, ma ütlekski, et võib-olla sellel hetkel peaaegu 4 aastat tagasi, kui ma võtsin selle riski ja tulin oma palgatöölt ära, teadmata täpselt, mis edasi saab. Ja mõtlesingi, et ma vaatan, et kuidas selle sisuloomega läheb, et kas see katab kõik minu kulud ära ja kas ma saan sellest ära elada. Ja see, et ma olen seda nüüd peaaegu 4 aastat saanud teha, ongi mulle näidanud, et midagi on nagu õigesti tehtud. Kas sa oled selleks äraelamiseks nii-öelda pidanud ka kuskilt mingeid nurki maha lõikama või sa tegelikult saad ikkagi elada täpselt nii, nagu sa tahad nii-öelda mingisuguse, ütleme standardi järgi? Ma pean ütlema, et täpselt nii, nagu ma tahan ja isegi võib-olla paremini, kui ma mingi hetk unistada oskasin, et selles suhtes ma olen hästi-hästi tänulik ja väga tihti ma istun kodus, midagi ma seal klõbistan ja siis jään mõtlema, et issand, kui äge, et ma saan teha oma unistuste tööd ja et mul läheb sellega nii hästi, et ma saan ka oma muid unistusi ellu viia, reisida ja mis iganes muud. See on hästi oluline koht, kus tulla sellesse hetkesse ja olla selle eest tänulik, mis sul juba on. Et meile kui inimestel on hästi tavaline nagu kogu aeg püüelda edasi, saad mingi asja kätte ja seda momenti, et olla tänulik, ei lubagi endale, sest kogu aeg peab ju rohkem ja rohkem saama. Et võidab see, kellel on surves kõige rohkem asju. Kas sa alguses tegid kõike üksi või oli sul ka keegi kõrval või olid sul mentorid? Täitsa üksinda, aga kuna paaril sõbrannal oli juba oma ettevõte, et siis ma tundsin, et kui mul ikka mingi küsimus on, siis mul vähemalt on kelleltki küsida. Jah, raamatupidaja võtsin ka esimese asjana, kui ma selle ettevõtte lõin. Ma teadsin, et ma ei tea raamatupidamisest mitte midagi, et see on valdkond, kus mul on kindlasti nagu mingisugust abi vaja, aga muus osas üksinda. Kuidas selle raamatupidaja leidmine käis, et kas sa küsisid nende sõbrannade käest siis nagu soovitust ja võtsid sama raamatupidaja, kes neil on, sest oli usalduskrediit või lähenesid sellele kuidagi teistmoodi? Just, et läbi sõbranna soovituse, et kuna sõbranna oli juba sellesama raamatupidajaga koostööd teinud, et siis mulle tundus, et see on kõige kindlam variant. Millised kulud sul lisaks raamatupidamisele veel olid need, millega sa pidid kohe alguses nagu arvestama? Tead, esialgu tegelikult ei olnudki, et kuna mul need vahendid olid juba olemas, millega ma tööd tegin, see hetk ma kõik oma materjali filmisingi telefoniga, telefon oli olemas, läpakas oli ka olemas, et esialgu nagu mingeid kulutusi ei olnudki. Ja kuna sul oli ilmselt isiklik postkast, ma ei tea, Gmailis näiteks, eks ole, ja kodulehte sul vist ei pruugi isegi vaja minna, ma eeldan. Et siis ei olnud erilisi investeeringuid vaja teha. Aga mis sa arvad, kas ma jällegi eeldan praegu, sest mina ei tea, saateprodutsent on teinud selle taustatöö, on ju. Et ma eeldan, et sul ei ole täna ka kodulehte. Mul nii-öelda minu isikubrändil ei ole, et podcastil siis on, et sealt läbi saab neid häälsõnumeid saata. Et siis selle jaoks. Mis sa arvad, kas sellest isikubrändi kodulehest võiks ka sulle olla kasu, et siis visiitkaardina kas või, mis koondaks siis nii selle podcasti poole, sinu isikliku tausta, loo, kogemuse, eks ole, võib-olla ka sinu väga avameelsed isiklikud häälsõnumid iseenda podcastile võiksid seal üleval olla. Praegu täitsa puusalt tulistan, on ju, et jällegi lihtsalt teha midagi unikaalset, eks ole, et ma arvan, et seda formaati saaks kasutada ka ju niimoodi ära, et sa avad ennast võib-olla selliste nurkade alt, mida võib-olla kõik pole teinud. Ma ei tea, kas sa oled oma podcastis enda häälsõnumeid üldse vastu võtnud? Ei, seda ei ole teinud. Aga olen mõelnud küll ka nagu isikubrändi kodulehele, et kuna mulle meeldib ka üritusi korraldada, et siis olen mõelnud, et võib-olla oleks nagu hea mingi oma platvorm, kus müüa ka üritustele pileteid ja et nagu kõik info ühes kohas, aga
praeguseni see vajadus ei ole veel olnud nagu piisavalt suur, et ma oleks selle sammu ära teinud, et hetkel ma ütleks, see Instagrami konto on mul vist kõige rohkem see minu nagu visiitkaart, kust näeb, millega ma tegelen ja milline ma olen. Kui sa oled mõelnud selle peale, et kui tähendab sa seda veebilehte hakkaksid endale tegema, et kas sa oled mõelnud selle peale, kuidas sa seda teeks, kuidas selle lähteülesandele üldse läheneksid? Ei ole ausalt öeldes mõelnud nii kaugele. Okei. Sest võimalusi on, eks ole, erinevaid, on võimalik jällegi küsida mõne teise ettevõtjast sõbranna käest, kuule, kes sulle kodulehe tegi ja selleni välja, mis täna on üpris levinud, et tehisaruga siis endale genereerida mingisugune lahendus, eks ole. Et sõltub, kui keerukat projekti tahta teha ja milline siis peaks olema selle eelduslik nagu hooldusvälp, et sellega üldse jooksvalt võimalikult hästi hakkama saada, eks ole, et seal on mõned nüansid, mis ei tee näiteks tehisaru lahendusi nagu päris universaalseks, et sellest lihtsalt huvitav on teada jah, et kuidas üks suunamudija võiks üldse selle peale mõelda, et meil on ju võimalik tõlgendada ka Linktree maandumislehte, kus on mingid viited erinevatele asjadele justkui ka kodulehena, eks ole. Aga samas ma ei kujuta ette, kas ta nagu isikubrändi olemust kokkuvõtva asjana ma vist jällegi ei kasutaks, et on pigem midagi sellist, mis toob kokku nagu viited erinevatesse muudesse kanalitesse, sealhulgas võiks seal olla siis, eks ole, viide siis ka kodulehele. Aga ma arvan, et see on üks asi, millele sa võiksid panna nagu energiat ja aega ühel hetkel küll kas või natukene, et koostada võib-olla kas või üks lähteülesanne selle osas, et kas või sellest samast küsimusest alustades, et tegelen selle ja tollega ja olen mõelnud teha ka kodulehte, mida ma sellest võidaksin, eks ole. Ka niimoodi võib selle lähteülesandele läheneda ja siis tehisaru päris adekvaatselt tegelikult nõustab ja annab nagu lõppkokkuvõttes sellise dokumendi, millega siis on võimalik jällegi kas järgmise tehisaru tööriista juurde minna, et teha seda veebilehte või korraldada siis minu poolest kas või mingit hanget, et leida endale päris inimene, need on veel olemas tänapäeval, et eile mulle ka vereproovi andma minnes öeldi, et varsti meil tulevad masinad, kes hakkavad verd võtma, et kõik valdkonnad ühesõnaga arenevad, aga ma loodan, et suunamudijad ikkagi tehisaruga ei asendata, et sa teed seda edaspidi ise. Jah, mult just hiljuti küsiti ka, et häälsõnumi teel, et kas ma ei ole muretsenud selle pärast, et tehisaru võtab ka minu töö ära. Aga ma ütlesin, et ma praegusel hetkel sellepärast ei muretse, et ma arvan, inimesed, miks nad üldse sisuloojaid jälgivad, nad otsivadki ju seda autentsust ja päris inimese arvamust. Et vähemalt kui see on teada, et see sisulooja on tehisaru põhine, siis sa ei saa ju tõsiselt võtta tema soovitusi. See on ju nagu siis nii teada, et see bränd näiteks, kellega on koostöö, see on talle otse ette öelnud, mida ta peab ütlema, et kuidagi ma arvan, päris inimese juures see autentsus on see, miks inimesed üldse jälgivad. No ma intrigeeriks ja küsiks, et kas päris inimene on rohkem usaldusväärne? Oot, see on nüüd muidugi see, et seda iga inimene ise otsustab ja ma arvan, selle põhjal ka jälgitakse erinevaid sisuloojaid, et kes keda usaldab ja kelle arvamusi ja ütlusi nagu tõsiselt võtab. Sest ma arvan, et ma ei ole küll päriselt uurinud ja süvenenud sellesse, kindlasti on selle kohta ka infot internetis, aga et tõenäoliselt on mõni üpris tuntud, rahvusvaheliselt tuntud nagu isik, persoon sotsiaalmeedias ikkagi ka täiesti tehisaru põhjal tehtud, eks ole, aga me lihtsalt ei tea seda. Ja ta võib tunduda päris nagu päris realistlik, et lihtsalt huvitav oleks sellise näite puhul nagu siis teada, et kas inimesed üldse nagu hoolivad sellest päeva lõpuks, kas see on inimene või mitte, või pigem tahetakse siis saada seda informatsiooni, mis toidab seda mingit kuvandit, mida tahaks võib-olla siis eeskujuks võtta ja mida tahaks ise elada mingit elu, eks ole, mis mingis mõttes on ju tegelikult ka okei, on ju. Et kui me saame inspiratsiooni, siis lõppkokkuvõttes pole nagu väga vahet, kes seda inspiratsiooni annab, aga samal ajal
ma arvan, et mida aeg edasi, seda unikaalsemaks ikkagi muutub see päris inimene ja kui hakatakse ka võib-olla ikkagi kuidagi tuvastama ja eristama seda, et see sisu, mida sa tarbid, on siis kas päriselt loodud või mitte, eks. ma arvan, et see ühel hetkel juhtub, kui juba ei tehta seda erisust, et siis inimesed hakkavad isegi mitte selle skepsise pärast või usaldusväärsuse pärast, vaid lihtsalt põhimõtteliselt, ma arvan, hakkavad nagu eelistama seda, et ahah, ma tean, et Kaisa on nagu päris inimene ja ma tahan jälgida teda sellepärast, et ma olen ise ka inimene, on ju. jah, Et kui niimoodi hästi lakooniliselt seda kirjeldada, aga läheme siit edasi selle juurde, et kui me siin nüüd oleme rääkinud põgusalt sellest, et tehisaru võib konkurentsi pakkuda, siis kui sina alustasid, kas sarnased tegijad oli ka turul, et noh, suunamudijaid on ju siin olnud juba pikka aega, et ilmselt sellele saab väga kiiresti jah vastata. Seetõttu ma võib-olla siis täpsustaks siia juurde, et kas keegi tegi samal ajal turul midagi sarnast kui sina? ja ikka tegid. Küll too hetk oli Eesti tegijaid kindlasti palju-palju vähem kui praegu, ehk siis pigem eeskujuks võib-olla olid just sellised USA sisuloojad, kes ka see hetk kuidagi see meigimaailm oli hästi fookuses ja ma ise jälgisin ka erinevaid USA sisuloojaid, kes tegid siis selliseid meigitutoriale ja panid meigipilte üles, et sealt, ma arvan, tulid minu eeskujud. Sa oled nüüd korduvalt seda maininud, et sinu taust tuleb iluteenindus on vist see korrektne sõna, on ju. Et ma olen aastate jooksul päris mitme inimesega kokku puutunud, kellel on sarnane taust ja kes on kas siis pärast iluteeninduses osalemist hakanud tegema midagi täiesti muud või teeb paralleelselt näiteks kodulehtigi on ka meil veebimajutusel selliseid partnereid. Et mis sa arvad, mis on see nagu salajane kaste, secret sauce eesti keelde tõlkides, mis võiks selle valdkonnaga või siis ka mõne sarnase valdkonna puhul olla see, mis annab nagu võib-olla mingi vundamendi, mis aitab siis midagi muud teha. Kas see on see, et sa teed seal justkui ikkagi müüki või suhtled inimestega? Mõni iluteenindaja on nagu öelnud ka seda, et ta teeb seda just sellepärast, et ta ei pea selle inimestega suhtlema, sest inimesed ei tule sinna alati suhtlema, vaid tulevadki vaikuses oma mõtteid mõtlema ja nautima seda, et keegi nende eest hoolitseb, eks ole, ilmselt sõltub ka natuke spetsiifilisemast teenusest. Aga näiteks ma ei tea, ma ei mäleta, et ma juuksuris käies kunagi oleks suutnud suud kinni hoida, on ju, et ma ikkagi valdavalt räägin juttu. Aga on mõni üksik kord on olnud tõesti niimoodi, kus ma ütlengi, et täna ma tahan oma mõtetes olla. Et mis sa arvad, mis see on, mis võiks selle tausta või kogemuse pealt anda nagu siis tõuke? Tead, ma ei ole selle peale kunagi mõelnud ja raske öelda, aga ma arvan, et kindlasti inimestega suhtlemine on selline hea oskus, mida sa omandad, kui sa päevast päeva puutud inimestega kokku. Aga tead, ma jään vastuse võlgu sulle. Aga tõenäoliselt sa tagasi vaadates ju hindad seda kogemust igal juhul, on ju? Absoluutselt. Et ma arvan, et see minu arust juba valideerib selle ära, et sellest on olnud sinu teekonnal igal juhul kasu. Ja tegelikult võib-olla mis veel, et ma tundsin, et mul on midagi anda, et miks ma üldse hakkasin sotsiaalmeediasse neid õpetusvideosid üles panema, sest et ma tundsin, et see on see miski, mida ma oskan hästi ja milles ma saan olla teistele inimestele kasulik. Ehk siis sellest see kogu nagu teekond sai alguse, et ma tahtsin midagi edasi anda. Et kes teab, kui mul võib-olla ei oleks seda meigioskust olnud, kas üldse see teekond oleks kunagi alguse saanud, see sisuloome teekond. Ehk et sa tundsid, et sa lood väärtust. Jah. Ja sellel teemal ma alles üks päev LinkedInis ka postitasin, et kui ettevõtjana ma tunnen, et ma loon väärtust ja keegi seda väärtust tahab ka osta, et siis tegelikult saabki juba selle ettevõtja rolli nagu omaks võtta, eks ole. Aga et tihti see ikkagi nagu psühholoogiliselt toimib kuidagi nagu teistmoodi,
et on kas siis mingid käibenumbrid, mis peavad enne olema saavutatud selleks, et ennast ettevõtjaks nimetada või peab see ennast kuidagi nagu ära tasuma, kasumlik olema või mida iganes, eks ole, et enne seda justkui ei tohi endale seda silti kaela riputada, aga mulle meeldib ka see mõte, et kui ma tegelikult tunnen, et mul on missioon, siis võib-olla saab seda niimoodi sõnastada, et ma mingisugust väärtust loon ja võib-olla muudan maailma, eks ole, kuidas iganes keegi tahab seda sõnastada. Et siis sealt juba võib tegelikult endale hakata nagu õlale patsutama või rinnale taguma või kuidas iganes seda nimetada, et tunda enda üle siis võib-olla isegi uhkust, eks ole, ja olla rahul sellega, mida ma loon, et ei pea ilmtingimata selle petturisündroomi taga kinni olema ja mõtlema, et mida ma kõike veel pean ära tegema, enne kui ma saan ennast ettevõtjaks nimetada. Räägime võib-olla põgusalt ka sellest hinnastamisest, et sinu valdkonnas ma isegi ei oska nagu spekuleerida, kuidas see hinnastamine võiks nagu käia, et kui on vorst vorsti vastu tehingud nagu päris alguses, eks ole, nagu ma aru sain, siis on nagu lihtne sellest aru saada, et naabrimees tuleb, küsib suhkrut ja toob mulle siis pärast soola vastu, et see on nagu suht lihtne üks ühele, aga kuidas see hinnastamine sinu jaoks on nagu olnud, eriti nüüd, kui me räägime sellest viimasest 4-aastasest perioodist, kus sa reaalselt oled ju pidanud väljastama arveid? Jah. Tead, ma ütlen sulle ausalt, et eks see on üks sihuke Wild West, et minul võib-olla eeliseks oli see, et ma tegin peale ülikooli lõpetamist turundustööd ja ma turunduses tegelesin just sisulooja koostöödega. Ehk siis ma selle poole pealt puutusin kokku teiste sisuloojate hinnakirjadega. Ehk siis, kui ma hakkasin enda hinnakirja välja kujundama, siis mul oli mingisugune pilt silme ees, et mida teised küsivad, milline nende jälgijaskond on, et siis ma sealt nagu panin mingi pildi kokku, aga tegelikult nüüd ongi sellest palgatööst on juba pea 4 aastat möödas ja noh, nüüd on nagu selline üsnagi pimedas kompimine, sellepärast iga kord, kui mina puutun teiste sisuloojatega kokku, siis kui ma vähegi näen, et inimesed on rohkem avatud, siis mulle meeldib rahateemadel ka rääkida, sest et ma arvan, et see on oluline, et me ka üksteisega jagaksime, et kes kui palju küsib, et muidu ongi väga segane olukord ju. Et kui üks küsib, ma ei tea, ülimalt väikest summat, teine ülimalt kõrget, siis turuolukord on ju ka väga segane. Ehk siis kui vähegi on võimalik, siis ma nagu teistega arutan ka, et mida keegi teine küsib. Ja õnneks mul on ka sõbrannasid selles valdkonnas, et siis me ka ikka arutame nendel teemadel. See on jah mõistlik, et isegi kui samal ajal on võimalik ju ka nende samade sõbrannadega käsitleda teineteist kui üksteist kui konkurenti, eks ole, mingis mõttes, et siis sellel ei ole väga pointi, et tegelikult teevad ju ka kütusemüüjad ja prügivedajad ja teised konkurendid omavahel tööd, et see on isegi loogiline minu arust ilma igasuguse vandenõuteooriata, et tegelikult suheldakse. Mis on täna sinu suurimad väljakutsed, kui üldse on, et enne jäi nagu mulje, et kõik on nagu lill, aga tõenäoliselt mõni asi ikka on, et. Jaa. Võib-olla viimasel ajal, mida ma olen kõige rohkem tundnud, ongi see, et kuna töökoormus on suurenenud ja igasuguseid lahedaid asju tahaks veel ära teha, et siis üksinda ei jõua kõike ja sellest ma olengi nüüd viimasel ajal väga selgelt hakanud aru saama, et kui ma tahan mingite uute projektidega veel alustada, siis midagi ma pean ära delegeerima. Ja nüüd ma vaikselt koolitan oma venda välja, et ta hakkaks mul YouTube'i videosid monteerima, et ma vaikselt nagu üritan seda enda töökoormust vähendada ja seda ka juba sellepärast, et ma ütleks, et oma töös ma pean omajagu loovust kasutama, aga kui sihuke pidev tamp ja surve on peal, siis need loovuse kanalid lähevad ka üsna kinni. Ehk siis ka selleks, et oleks võib-olla natukene rohkem aega genereerida üldse mingisuguseid uusi põnevaid ideid, kas või kuidas mingisuguseid koostöösid lahendada või milliseid põnevaid videosid teha ja kuidas veel mingit väärtust pakkuda, et siis selleks on vaja lihtsalt natukene nagu ruumi tekitada endale. Et jah, ma ütleks, et ma pean nüüd õppima vaikselt delegeerima.
kui vana see su vend on? Ta on 23 ja tegelikult õpib ülikoolis täiesti teist eriala, aga kuna ta on mind varem ka aidanud just mingite filmimiste ja pildistamistega, siis ma mõtlesin, ma pakun talle välja, et uurin, et kas tema ka näeb selles väärtust, et kes teab, äkki ta saab tulevikus kuidagi kombineerida oma eriala ja võib-olla seda videomontaaži, ja tundub, et huvi tal on, nii et minu õnneks ta vaikselt õpib ja tundub, et äkki suveks juba saame nagu selle rütmi sisse, et siis suvel ma ei pea ise oma YouTube'i videosid kokku panema. Aga kuidas sulle muidu tundub, et kas oma lähedase pereliikmega koostööd teha on tore, lihtne? Ma ütleks, et ma võib-olla oma nende YouTube'i videotega nagu ei kujuta ette, et ma annaksin selle töö kellegi teise kätte. Kui ei oleks vajadus, eks siis peaks, aga kuna ma tunnen, et need videod on ikkagi selles suhtes nagu isiklikud, nii minu elust ju kõik. Mul on nagu siuksed, ongi iganädalased vlogid, kus ma näitan oma nädala toimetusi, et siis mulle tundub, et meil on nagu mingisugune selline mõistmine, et ta tunneb mind hästi ja oskab juba ka selle võrra vaadata, et mida ma tahaksin sinna videosse sisse jätta, kuidas täpsemalt lõigata, et ma kuidagi tunnen sellist turvatunnet võib-olla pereliikmega. Mulle tundub ka jah, et see on päris äge selles mõttes selline nagu potentsiaalselt äge vähemalt dünaamika, kus on võimalik ennast lisaks turvaliselt tundmisele ka võimalik kuidagi siis võib-olla läbi selle koostöö avada ja leida siis ka ühiselt uusi tugevusi. Mida ma silmas pean, on see, et ega meil tegelikult ju ikkagi liiga palju koostööd ei tehta perekondlikul tasemel, et jah, meil on küll perefirmasid, eks ole, kus on omad väljakutsed. Meil on paare, kes teevad ühist ettevõtlust, mis võivad täiesti aia taha minna, eks ole, ja pärast on seda janti ja klaarimist hästi palju. Aga just see nagu mõte lähedasega koos mingisugust sellist nagu ehitamise nagu mõtteviisi koos arendada, et see tundub minu jaoks nagu hästi põnev, et tihtipeale ikkagi tegeletakse kas täiesti eri valdkondades mingite asjadega, kus on võimalik võib-olla ka oma oskustega siis teineteist toetada, aga väga tihti lihtsalt need ei kattu, et seal on täiesti, ma ei tea, üks on arst ja teine on suunamudija, et siis mõlemad peavad päris palju ilmselt nagu ikkagi kohanema selleks, et sealt tekiks see kattuvus ja ühisosa, et kui sinul partner oleks võib-olla siis jällegi, ma ei tea, vaimse tervise ekspert ja need häälsõnumid sisaldaksid palju selliseid küsimusi, siis sa võiksid ta täitsa vabalt endale vahepeal lihtsalt külaliseks kutsuda, et nii nagu Lase tiiger tuppa podcastis on üks inimene, vabandust väljenduse pärast, rohkem nägu ja teine siis päriselt on psühholoog, kes siis mõlemad koos aitavad inimestel saada mingisugustele väljakutsetele tuge, ütleme võib-olla selle kohta. Ehk et anna mulle andeks, aga mul on automaatselt hästi lihtne lihtsalt sinu näitel nagu kaasa mõelda ja näha seal nagu võimalusi seda laiendada, olgugi, et ma ei ole ühtegi episoodi kuulanud. Et ma tegelikult ei saa seda objektiivselt teha, aga lihtsalt mõte jookseb kaasa. Mis on sinu tänane miks sa tänase seisuga teed seda, mida sa teed? Mis sa täna sellele vastaksid? Ma ütleks, et podcastiga mul on nagu väga selge see eesmärk, et ma tahangi luua seda kohta, kus inimene tunneb, et ta ei ole oma tunnete, murede, kriisidega üksinda, et ei ole häbi nendest asjadest rääkida. Et see on nagu missioon podcastiga ja isiklike kanalitega võib-olla kõige rohkem ongi see, et kuna ma ise olen selline lahendustele orienteeritud, positiivne, et ega elus alati kõik asjad perfektselt ei ole, aga ma arvan, et minu videotest ja sisust peegeldub ka see, et kuidagi tuleb ikkagi alati edasi minna, siis võib-olla ma loodan nagu seda
pisikut natukene teistesse inimestesse ka süstida. Kui nüüd sellest nagu vaadata veel kaugemale, et mul ei oleks midagi selle vastu, kui sa ütleksid, et elu lõpuni tahadki teha podcast'i, eks ole, ja sellega nagu maailma muuta. Aga enamjaolt on seal taga ikkagi ka mingisugune suurem eesmärk või point, miks me mingisuguseid asju teeme. Et ma väga armastan rõhutada seda, et me peame oma tööd nii-öelda siis armastama, eks ole. Alati ei pea ka muidugi, ka selle üle oleme me siin arutlenud varasemalt, aga just see mingisugune laiem miks, kellegi jaoks on see mingisugune vabadus, eks ole, finantsiaalne vabadus, mis võimaldab neil siis minimaalselt teha tööd ja vabal ajal teha mida tahes, surfata lainet, lihtsalt jalgu kõlgutada kuskil, mida iganes, et ilmselt on sul ka ikkagi ju mingisugune laiem miks, ükskõik, kas see on siis midagi sellist traditsioonilist või mitte, et. No isiklikus plaanis kindlasti see, et mulle väga meeldib olla oma aja peremees. Et kuna ikkagi palgatöö kogemus on olemas ja see võrdlusmoment on olemas, et siis ma väga naudin seda, et ma saan ise planeerida, millal ma midagi teen, saan hommikul rahulikult tõusta ja trenni minna ja näiteks arvestada sellega, et kui ma tean, et ma olen selline pärastlõuna inimene, et ma olen siis kõige produktiivsem, et ma siis sätin oma tööasjad niimoodi, et ma saangi neid sellel hetkel teha, kui ma tean, et mina saan kõige rohkem tehtud. Et see enda pilli järgi elamine on väga-väga tore ja ma arvan, see on üks suurtest põhjustest, miks ma saan nimetada seda enda unistuste tööks. Ehk siis see on selline minu miks. Ehk siis vabadus on sinu jaoks hästi oluline ja see on ka üpris tavaline, ma ütleks, ettevõtjate pool. Aga kas vabadusel on ka mingi hind, mille puhul saab öelda, et see ei ole võib-olla see kõige toredam pool selles? Absoluutselt, et seda ma alati rõhutan ka, kui ma oma tööst räägin ja et see on mu unistuste töö, siis igal tööl on omad miinused. Et eks selle tööga on palju sellist enesedistsipliini peab olema, et kohusetunnet, miski peab ju sind motiveerima ja nii-öelda suruma ka mingitel hetkedel tegema vajalikud asjad ära, et see enesedistsipliin ja noh, selline enda eest seismine, et kõik need lepingutel läbirääkimised, rahalised läbirääkimised, et need kõik ma ju teen ise, et see oli alguses näiteks hästi ebamugav minu jaoks, et ma pean nagu võitlema selle eest, et saada seda tasu, mida ma arvan, et ma olen väärt. Et näiteks sellised momendid, noh, tänaseks päevaks on nagu lihtsamaks muutunud. Aga jah, kindlasti seal on mingisuguseid asju veel, mis mul kohe praegu pähe ei tule. Noh, kui ma võtan näiteks jällegi psühholoogia huvilisena selle vaatenurga, mis meil täna juba tihti ka sotsiaalmeediast ikkagi nagu läbi käib, eks ole, vähemalt professionaalselt sotsiaalmeediast, et siis hästi palju rõhutatakse seda, et arvesta sellega, et kui sa oled ettevõtja, siis sa töötad 24/7 on ju. Et selle puhul minu arust väga hästi sobitub see enesedistsipliini märksõna, mida sa mainisid, et tegelikult ei ole 24/7 vaja töötada, vastupidi, et peaks ikkagi tegema, noh, ma ei taha nagu ainult efektiivsusele rõhku panna, sest see võib ka fookuse nihutada valesse kohta, aga vähemalt täna, eriti tänaste tööriistade olemasolu puhul võiks ikkagi püüda teha oma protsessid nii efektiivseks, et pigem oleks võimalik võib-olla isegi vähem kui 8 tunniga töö päevas, rõhutan, saavutada oma eesmärgid, on ju. Et kuidas see aeg siis nihkub, kas see nihkub sellepärast, et ma ei tea, nädala sees oled kogu aeg spordiklubis ja nädalavahetusel teed siis nagu selle 5 korda näiteks ütleme 25 tundi tööd järgi, et see on iga ühe oma asi. Aga kui see vabadus on, siis see tekitab illusiooni ühest küljest, et teen millal tahan ja siis võib-olla teed tegelikult hästi vähe, aga teine äärmus on see, et teed nagu tohutult palju ja siis põled läbi, eks ole. Et see läbipõlemise oht on päris suur. Hiljuti kusjuures just kuulsin, et läbipõlemine on isegi paarisuhetes olemas selline termin, et võib ka seal läbi põleda, sellepärast et liiga palju tuleb sinna panustada. Aga see on jällegi mõne teise podcasti teema.
Kas sa soovitad teistel inimestel ka ettevõtlusega alustada ja kui sa seda nüüd soovitad või ei soovita, siis miks? Ma ütleks, et kui sul on mingit väärtust pakkuda, siis jah, et lihtsalt selleks, et hakata ettevõtjaks, ma ei tea, et mingisugune eesmärk peaks selleks olema, aga kui vähegi on mingi soov proovida, siis absoluutselt. Et ma arvan, et ainult läbi proovimise sa saad teada, kas see sobib sulle või mitte. Kas või juba sellepärast, et saad aru, kas sa oled siis nii-öelda graafiku inimene, kellele sobibki kindlal ajal töötada, sellepärast et ta teab, et siis ta jätab sinna tööle kõik oma töömured maha ja läheb koju. Ma arvan, et seda juhtub nagu harva, aga kindlasti mingitel aladel kogu lugupidamise juures muidugi ka näiteks tahan seda kassapidajate näidet tuua, et siis tõenäoliselt on see töö piisavalt selline süsteemne või automaatne, et sealt mingisuguse murega koju minna üldiselt ei ole võib-olla vaja, kui ei ole just sattunud selline päev, kus on keskmisest rohkem olnud kliente, kes lähevad ennast selle poemüüja peale välja elama, eks ole. Et sellised hetked võib-olla tulevad koju kaasa, aga ka nende vastu on ilmselt võimalik endale mingisugune kaitsefilter või kilp ümber ehitada, aga jah, kui laiemalt nagu vaadata, siis ma arvan, et tihti vist ongi niimoodi, et kõigepealt tekib mingisugune väärtusloome üldse ja siis see vajadus seda ettevõtluseks vormistada tuleb sinna järgi, et nagu see ütlus on, hobist saab töö, eks. Et kõigepealt hakkab mingisugune toode või teenus kujunema ja siis tuleb sinna midagi muud järgi, et kindlasti on ka neid näiteid, mida mul ühtegi konkreetselt küll pähe ei tule, kus inimene otsustab, et mulle aitab, ma nüüd tahan palgatööst loobuda ja ma hakkan ettevõtjaks ja siis hakkabki ja siis mõtleb välja, et mida ta siis tegema hakkab, eks ole. Aga see on pigem harv ja mõlemat pidi on okei. Peaasi, et ei oleks pärast surivoodil seda kahetsust, et mis siis oleks olnud, kui ma oleks hakanud ettevõtjaks ja mis tunne oleks olnud, kui ma oleksin päriselt registris ettevõtte asutanud. Kõik see kogemus jäi saamata. Kui nüüd keegi kuuleb ja mõtlebki selle jutu peale, ükskõik kui veidralt see kõlab, eriti kui mina räägin, siis ja mõtleb, et ma tahan ka ettevõtja olla. Mida ta sinu arvates peaks nagu tegema, mis üks asi oleks, millest ta peaks alustama? Ma mõtlen, et võib-olla kõige esimene asi on kellelegi oma ideest rääkida ja natuke mõtteid põrgatada. Ideaalis see võiks olla inimene, kes ei ole väga suur pessimist, aga samas ikkagi piisavalt aus inimene, et kui sa oma ideed räägid, siis sa saad sealt ausat tagasisidet. Aga miks ma ütlen, et võib-olla mitte kõige suurema pessimisti juurde minna, et kui see suhtumine on nagu liialt negatiivne, siis võib-olla tuleb sealt hoopis see, et see ettevõtlus ju nii ebastabiilne ja parem ikka palgatööd teha, et ma arvan, kellegagi üldse jah, sellest ideest rääkida, aga kui see on tehtud, siis ma arvan panna paika selline sammu haaval mingi kava, et mida sa peaksid tegema, et oma idee ellu viia. Ja kas või selliste väga väikeste sammude kaupa ja ma arvan, et väga hea oleks ka kuupäevaliselt nagu need sammud panna kirja, et millal sa midagi teed, et see oleks selline hästi selge plaan. Ehk et tegelikult ikkagi on oluline teisi inimesi kaasata, isegi kui sa ei kaasa neid oma, ma ei tea, ettevõtte siseringi päriselt, siis kaasata inimesi, kes, ma ei tea, utsitavad, esitavad mingeid väljakutseid, annavad võib-olla isegi kriitikat, aga teevad seda konstruktiivselt, eks ole. Et see on vajalik kas või juba sellepärast, et mitte ennast üksikuna tunda, mitte siis jällegi sattuda sellesse samasse nagu nurka, kus tundub, et see, mis ma siin teen, on nagu mõttetu, on ju. Et siis see tagasiside on oluline ja ma olen nõus sellega, et teinekord võib ka see kriitika, mis võib-olla esmapilgul tundub, et võib-olla tõmbab natukene maha, võib-olla olla vajalik, et natukene tasakaalustada seda entusiasmi, mis on vajalik, aga samas võib ka jalga tulistada.
aga ka sellest hoolimata ma arvan, et isegi kui me nagu lihtsalt jookseme pea ees, siis seda ei pea nagu liiga palju ka nagu maha tõmbama, ja pereliikmetega võib see oht olla tõesti, et nad siiralt muretsevad ja seetõttu ei saa neile seda pahaks panna, aga see võib võib-olla valel hetkel meid nagu natukene tagasi tõmmata, et selles mõttes ilmselt on parem, kui meil on inimesed, kes teevad seda neutraalsemalt positsioonilt. Ja. Siia nüüd kokkuvõtmiseks võiksime sinult küsida siis raamatusoovitust, kuna me siin salvestame Telliskivi literaadi restorani veinisaalis seda taskuhäälingut täna, siis Kaisa, milline raamat on sind aidanud, mida sa soovitaksid ka kuulajatel lugeda? Vot see ei ole nüüd niivõrd otseselt ettevõtlusega seotud, aga üks raamat, mis on mind aidanud ja ma arvan, et võib paljusid teisi aidata, on Elamise kergus. Et see raamat räägibki sellest, kuidas oma ellu luua rohkem kergust, vaatamata sellele, mis olukorrad käsil on, mis raskused elus on, siis see on nagu selline raamat, mis üritab sinu mõttemalli muuta. Ja minu arust, mis veel on seal selline oluline aspekt, et kuidas vaatamata hirmudele ka asju teha. Et kuna kui ettevõtluse aspektist vaadata, siis ma arvan, et päris paljusid hirmutab ettevõtlus, et siis ma arvan, et sellest raamatust ka just sellest aspektist võib kasu olla. Ja palju laiemalt ka, kui ainult ettevõtlusega seotud. Alustaval ettevõtjal on terve äraantava pagasi suurune hunnik hirme ilmselt, jah, sellest pole üldse küsimust. Sina, kes sa nüüd oled saanud siin sellest Kaisa loost ja minu lobost inspireeruda, jälgi seda kanalit, kust sa parasjagu seda taskuhäälingut vaatad. Jaga seda ka teistega. Ja kui sa seda jagad, siis märgi sinna ka veebimajutus ja muidugi ka saatekülaline. Tänasel juhul siis näiteks võib-olla võiks märkida ära Kirstordil ja mis kanalit sul veel on, mida võiks inimesed vaadata? Instagramis leiab mind siis _Kaisa ja YouTube'is, kui paned Kaisa sisse, siis leiad mu ka ülesse. Et need on siis need asjad, mida sa oled rangelt soovituslikult sunnitud tegema. Ja ma arvan, et kuigi meil siin täna koha peal otseselt ühtegi raamatut välja ei loosi, sest me lihtsalt parasjagu ei leidnud sellist raamatut, mida Kaisa ise oleks lugenud ja me ei taha seda pastakast välja imeda, nii lihtne ongi, aga me tagantjärgi kindlasti leiame midagi sellist, mis meie enda raamatukogust on saanud tõuke ja sinu kanalit said mainitud, sellega on hästi. Seega saamegi tänaseks lõpetada ja ega ma ei saa sellest mööda, et ma rõhutan seda veel siia lõppu ka, et jälgi nii meie tegemusi kui Kaisa tegemisi selleks, et võimalikult palju saada inspiratsiooni, ideid, julgustust selleks, et ise ettevõtjana ennast kindlamini tunda ja saavutada oma eesmärke. Aitäh sulle, Kaisa, et sa täna siia tulid oma kogemust jagama ja ilusat päeva!